No kõik, kes me oma kätega midagi aias kodus teeme, ehitame või kas või professionaalselt elatist teenime ehitustöödega, me teame, et tööriistu koguneb palju. Ajapikku tuleb sul üks akutrell, siis tuleb teine tööriist, kolmas tööriist ja neid kõiki tuleb kuskil hoida. Tegelikult on meil kaks probleemi. Üks asi on see, et kus kohas tööriistu hoida ja teine asi on see, et kui meil kuskil on vaja minna, eriti kui me siis elatist teenime ehitustööga, siis on vaja kõik need tööriistad kaasa võtta. Selleks on Makita tulnud lagedale väga laheda uudisega, mille nimeks on MakTruck. MakTruck on uus tööriistakastide süsteem, mis on ehitatud siis selliselt, et see käib kokku erinevatest moodulitest. Mooduleid on igasuguste erinevate suurustega ja loomulikult on siin mitmed väga põnevad nutikad omadused. Võtame kas või selle sama väikese kasti näitel. No esimene asi, mis silma hakkab, on see, et seda kasti on väga mugav avada. Suur käepide kinnastega, mustade kätega, igat pidi saab selle kasti kenasti lahti. Kast ise on selline robustne, vastupidav, näha on, et kui ta sul kuskilt kukub, siis siin asjad on sees kaitstud ja kast ise võiks ka terveks jääda. Muide, kastil on ka selline väga hea tihend kaanel küljes, mis tähendab seda, et kui ta on teil kuskil võib-olla autokastis, võib-olla tolmusel ehitusplatsil, siis kõik asjad, mis on kasti sees, need jäävad puhtaks. Kaste on väga erinevate otstarvetega. Näiteks see sama kast, mis mul siin lahti on tehtud, siin on sees sellised topsid, mis on igasuguste väiksemate tarvikute, kruvid, mingisuguste lisavarustuste hoidmiseks. Ja lisaks sellele kasti kaanel on sees sellised kinnitussiinid, mis tegelikult on mõeldud siis selleks, et neid kaste üksteise peale ladustada, aga töötavad ühtlasi kui universaalselt selliselt, et on võimalik siit võtta need tarvikute karbid ja siia külge kinnitada, mis tähendab seda, et tööplatsil saab tekitada endal sellise väikse staabi, kus sul on väga mugavasti kättesaadavad kõik asjad. Nüüd, kui me vaatame kogu seda süsteemi lähemalt, siis see käib lahti erinevateks mooduliteks. Need kastid on erinevate paksustega, erinevate otstarvetega ja neid saab siis eraldi hankida endale täpselt vastavalt sellele, mida vaja on. Ja kui me räägime sellest, et asju on mugav kaasa võtta, siis nii-öelda selle kasti põhialuskomponent on selline üks suur tööriistakast, millel on küljes siis ka käepide, ja mis on mõeldud selleks, et teda järel vedada. Suured rattad, mis võiksid toimida väga kenasti ka kruusasel, konarlikul pinnasel, mis ehitusplatsidel on üsna tavaline. Ja teine oluline asi selle käepideme juures on see, et siin on sellised kumminagad. Ja need kumminagad on nüüd mõeldud selle jaoks, et kogu see kastivirn, mis on siis kokku on omavahel ühendatud, selle saaks toetada autokasti servale või näiteks kaubiku servale, tagant see kastivirn üles tõsta ja endale siis sõidukisse lükata. Just nimelt sellepärast, et tegelikkuses arvata võib, et kui need kastid on tööriistu täis, siis need lähevad päris raskeks. Nüüd, kui me vaatame neid suuri kaste, siis siin on veel üks vahva omadus. Nimelt see, et kasti kaas on tehtud selliselt, et trossidega ta püsib lahti. See tähendab seda, et see ei kuku kuskile tagurpidi ära, see ei lähe katki, ei saa mustaks. Samamoodi on kasti kaant võimalik avada kahte pidi. Ja need trossid töötavad samamoodi kahte pidi. Ehk et siis sõltuvalt sellest, kuhu see raske kast on paigutatud kuskile toanurka, mõlemalt poolt pääseb sellele väga mugavalt ligi. Tegelikult samuti võib see tuul ju teistpidi lükata selle kaane kinni, võib-olla jäävad ka näpud vahele. Selle jaoks on kaasas selline abivahend, mis hoiab siis selle kaane fikseerituna ja see ei kuku ega ei liigu mitte kuskile. See aluskast on üks selline suur kast ja tegelikkuses täpselt samasugust kasti nagu see aluskast, mille küljes on siis see sang või käepide. Täpselt samasugune kast on olemas ka tegelikult siia pea laheldatavana ja loomulikult võib siia pea laheldada neid komplekte mitu vastavalt sellele, kui palju on tööriistu. Nüüd, kui vaatame sellist eraldi tööriistakasti, tahaks selle ka kaasa võtta, siis siin on veel selline nutikas lahendus, et selle kasti saab autosse tõstmise hetkeks panna siia käepideme peale.
Siin on ta samamoodi lukus, kuskile poole maha ta ei libise, vasakule ega paremale, täpselt nii palju piisavalt on ta kinni hoitud, et me saame selle kogu virna ilusti turvaliselt autosse panna. Veel üks nutikas, aga väike detail on see, et kõiki neid kaste saab lukustada, sest ehitusplatsid on teadagi kohad, kus võivad asjad kaduma minna. Selleks on kõikidel kastidel sellised väiksed aasad, kuhu saab panna kohe väikse tabalukku või siis saab sealt panna läbi trossi, millega saab kõik kastid kas või omavahel kokku kinnitada. Üks mõte, mis kohe tekib, on see, et kui nüüd on virnastatud üks paras ports erinevaid kaste erinevate tööriistadega, et siis on see ju paras ehitamine, et sealt alumisest kastist oma tööriistad kätte saada. Aga ka selle peale on mõeldud. Nimelt hetkel, kus siin on nüüd juba mitu asja peal, võin ma väga vabalt pääseda ligi ikkagi sinna kõige alumisele kastile. See tähendab seda, et kõik need kastid on avatavad ka siis, kui teised kastid on peal. Mack-Truck on niivõrd ahjusoe ja uus toode, et seda veel praegust kaubandusvõrgust saada ei ole. Ei oska ma ka täpselt öelda, millal ta sinna ilmub, aga hoidke silm peal Makita Facebooki lehel ja Makita veebilehel. Uudis ilmub kindlasti sinna siis, kui need tooted saadaval on. Selleks aastaks on Makita tööriistakooli lood ühel pool. Algamas on suvi. Suvi on aiatööde hooaeg ja siinkohal on endiselt Makita teiega. Nimelt endiselt on käimas Makita iskete aiatööriistade kampaania. Kampaanias olevatele toodetele antakse tasuta kaasa uue põlvkonna aku, nii et vaadake järgi, millised tooted on kampaanias, hankige enda vajalikud tööriistad ja nautige suve.